Tervist, olen Illar Kohvinevalt ja täna on laupäev 22. mai aasta on 2021 ja tahtsin öelda seda, et on loota, et nüüd siis kas nüüd maikuu lõpuks või juuni alguseks, et siis plaanitakse kaotada ära nende maski kandmise kohustus, et noh, et kui kas läheme siseneme ühistransporti või poodi või sellise kohta, et siis et ei pea enam seda maski kandma, et noh, kui nüüd mõelda nüüd tagantjärgi sellele, et see Tallinnas seal paaris poes ja kus see oli, et inimene, kes ei on nagu nõus maski kandma, et siis turvatöötajad siis tulid kallale ja siis nii-öelda väänasid siis selle noh, maski kandmise eiraja siis nagu siis pikali, kuidas see asi oli. Tähendab, see on kõik muidugi väga tore ja väga meeldiv, kui lastakse neid reeglid ja piiranguid vabaks sõnaga. Aga samas ma kardan, et see on selline poliitiline mäng. Et sõnaga las siis rahvas suvel naudib suve, maski ei pea kandma, las liiguvad vabast loodusest, naudivad võib-olla kontserte, naudivad seda tavalist reaalset elu. Aga kui hakkab saabuma sügis, siis öeldakse, oi, me tegime väga rumala vea, väga suure vea sõnaga, et näete, et lasime need piirangud vabaks ja nüüd on siuksed, et kui oli noh praegust ütleme, et on see 200-300 koroona positiivset, et siis on 2-3 tuhat võib-olla sõnaga ja siis pannakse meil siuksed reeglid nii, et piirangud peale, et noh, ma ei oska praegu nagu ette tuuagi, et mis need olla võiksid, et noh, ma miskipärast kardan, et selle taga võib olla mingid poliitilised mängud. Ja kui praegust tehakse neid koroonateste, selle mingi, noh, mina ei ole meditsiinitöötaja, et ma ei tea neid asju, aga et on kuulda, et need mingi PCR-testid, mis on, noh, mingid tsüklid kuskile viidud 40 peale, et see on nagu siis ülitundlikkuse sõnaga, et siis, noh, et see ülitundlik see koroonatest, et see võib näidata ka terveid inimesi haigetena sõnaga, et kui oleks see nii-öelda normaalse viisil või noh, mis see normaalne pidi olema seal kuskil tsüklid mingi 20 või 30 või sinna kanti, et siis see pidi näitama seda noh, õiget asja, et noh, et kui näiteks teevad seal mingisugune noh, oletame või toome näite, et mingi 10 tükki teevad selle ülitundlikuga ja siis saavad siis seal suure hulga neid koroona positiivseid, aga kui need ei ole nõus sellega või sõnaga, et ütlevad, et ei ole nõus, et tahavad uuesti testi teha, et siis teevad selle tavalise tundlikkusega sõnaga ja siis näitab, et on ikkagi koroona negatiivne sõnaga, et noh, see on siukene koht sõnaga, kus saab väga palju mängida selle värgiga, nagu ma olen aru saanud, et ma kardan, et see kogu see nii-öelda piirangute lõdvendamine ja vabaks laskmine, et see on kõik selline nii-öelda vaikus ennem torm, et lasevad suvel inimesed vabadusse ja siis sügise pooles ütlevad, oi, see oli väga vale samm sõnaga, et oleks pidanud kõik piirangud olema edasi, et nüüd on neid nii palju neid nakatunuid ja ei tea, millised piirangud siis veel tehakse sõnaga, aga noh, loodame, et see minu arvamus praegust, et see ei lähe täppi, et noh, et ma eksin selle värgiga, aga ma kardan, et see asi võib nii minna, aga loodame, et ei lähe. Nii ütlen mina, Illar Kohvinevalt.